tänases osas. No nüüd saame siit kalaload kätte ja need asjad ikka on. kimalased on küll kohal. Joo, Lapi vend. Igatsesid juba Lapimaad või? Mis kala on? Harjus. On hea või? Fantaist. Ise tehtud, hästi tehtud, jah? Ta alles elas siin võib-olla 10 tundi tagasi nii rulli. Kõhud täis, öö läbi sõitnud ja lõpuks hakkas Norra ka paistma. Kella 9 ajal hommikul jõudsime garaažiohka. Kämping oli veel kinni ning nautisime vaadet ja üritasime mitte magama jääda. Raske oli peale tervet ööd sõitu ennast ärkvel hoida. No nüüd saame siit kalaload kätte ja käime duši all ja puhastame kalavarustuse ära ja siis saamegi metsa minna. Load tehtud, ladusime oma kalastusvarustuse bussist välja ning see desinfitseeriti ära. Tehtud. Valmis, Raif. Metsa minekuks valmis või? Metsa minekuks valmis. Ainult sinna on tohutu kilometraaž veel tipa-tapa. Peremees lubas meil ka tasuta duši all käia. Käime pesus ära ja siis pakime asjad ning suundume metsa. Mis metsast saama hakkab? No. Hea küsimus. Ragnar pidi kõvasti õlut metsa tassima. Pidi sauna tegema. Ragnar teeb kolli metsas. Aga meie lähme kala püüdma. Ei tea, kas täna jõuab, aga homme kindlasti. Nüüd on 24 tundi kohe sõidetud ka. Taas kohtumine. Suundusime metsa. Kui sa ikka nii vaatad, need asju ikka on. Bussis ei saanud arugi, et nii palju on. Ladusime bussi tühjaks ning nüüd tuli valida, mida metsa võtta ja mida mitte. Siukene. Nüüd läks. Mis läks? Üks, kaks, kolm ja läks. Tõstan. Opsti. Lasid läks juba? Jah. Välja tehtud. Ma teen siis taga. Pole hull midagi vaata, need üksi saad hakkama. Või aitame. Ilm oli matkamiseks hea. Ei olnud liiga palav ega ka liiga külm. Väga kõva raid. Tipa-tapa. Vesi oli kõrgem kui eelmisel aastal, aga vähemalt polnud sääski. Matkakotid olid rasked ning ega meil lihtne polnud. Hando ehmatas juba esimesel tõusul ära, et kas terve tee ongi nii raske. 27, kokku on mul 32. Raksil väikest ei kaalunud, aga tal suurkott on raskem kui mul. Lõpuks jõudsime tuttava jõeni, millest pidime üle minema. Vesi oli kõrgem ja vool kiirem, mis tegi jõe ületamise ohtlikumaks. Ükshaaval saime rasked kotid üle ning matk jätkus. Puhkepausid ajal sai mustikaid söödud. Neid oli seal väga palju. Hannes, Ando ja Andre olid juba kohal, kui mina jõudsin. Ei, no see oli liiga ränk siin lõpus, et noh, vaata mis varustusega. Kurt lõppu ei tule ja ei tule. Jaa, no ma ootasin ka juba ammu seda, et noh, kaua või, ma hakkasin isegi endast välja lõpus juba. Ausalt ka, kaua või. Kõlad kõik haiged. Aga ise süüdi tegelikult. Kõiges ise süüdi. Muidugi. Ma ei jaksanud. Mida sa ei jaksanud?
küsida, et millal... Kuiva kohta otsida. Jalad märjad mõlemad. Ei, väga raske. Lõpuks kohal. Vahepeal rääkisid Raksiga juttu? Või tulid üksi? Kaugel see jõgi on? Siis ma sain, et ta oli päris lähedal, siis mõtlesin, kuuled ju, kus oli. No, härra Ragnar, tuled lõpu jooksuga või? Ta on see väljas. Ja lõpuks jõudis ka Ragnar. Kimalased on küll kohal. Joo, Lapi vend. Igatsesid juba Lapimaad või? Joo, AMD Haug. Millal tagasi tuleme? Millal järved juurde? Nüüd mõtetad, vaata, lähme otsime uuega. Sääsed on täitsa olemas, teada. Raks, kuidas kommenteerid? Näita nägu ka. Väga vägev. Jaa. Kott on villas. Mingi 15 või 20 kilti jalana. Mu kott kallus jälle üle 30 kilona. Ebanormaalne. Täitsa haige. Ma ei jaksa, ma olen suremas. Jätan testamendi Raivole. Õudne. Peale puhkust ja väikest kosumist vaatasid Hannes ja Ragnar laagriplatsi üle. Üks telk siia ja teine sinna. Ragnaril oli kiirega kohe vee äärde. Hannes näitas talle, kus ta eelmisel aastal ilusa jõe forelli sai. Esimene vise ja kohe kala. Küll mitte suur, aga siiski hea märk. Viimati sõime korralikku sööki hommikul ning kui laager oli püsti, hakkasime õhtusööki valmistama. Keedukartul ning liha, korralik kõhu täis. Ragnar läks uuesti jõe äärde, et õhtuks ka kala püüda. Paar ilusat harjust käes. Praegu fileerin harjust. Teeme soolakala. Naljakas vahejuhtum, kui Raivo filmis, kuidas Ragnar harjust fileerib. Aga jälgige, mis toimub Ragnari selja taga. See Andre, see on väga hea. See on nagu see pekki läinud kaadritöös. Jumal, jah. Öösel läks nii jahedaks, et härmatis tekkis telgi peale. Hommikul
magasime hästi ning külm meil kolmekesi telgis polnud, pigem palav. magate või? Oli aeg ka Ragnar ning Hando üles äratada. Me ajasime ennast üles. No ma ei tea, vabalt olete maganud 10 tundi või umbes nii? Aga õues on kuradi päris jahe selles mõttes. Õues on sutsu jahe. Hambad saime pestud jõe ääres ja Kõikjalla. no silmad ka, selles mõttes ega rohkem nägu, no ega rohkem ei julge. Aga kuidas sul Ando magada oli? Külm või? Küll ei olnud. Ei olnud, jah? Läks lupp äkki, ma ei tea. Vahepeal läks nagu midagi hakkas tundma, siis tõmbasid natuke kerra. Läks normaalselt. Pitsa putt, tule närvis öö läbi. Teeme teile ka kohvivett siis, jah? Jaa, ikka. Tule öö läbi närvis, Raif, vaata. Pitsa putt, tule lukk läks katki, tule nuss. See on siia, vaat siia sisse tõmmad kinni. No meil olid need nagu tekina peal põhimõtteliselt, vahepeal ikka nii palav. Vahepeal oli palav ka. Oi, oli. Kuskil asju sulama ja... Nii me siin siis elama. Üks telk on seal kaugemal. Teine on siin samas. Asjad on kõik ilusti ära pandud. Need ei ole laiali. Saavad rahulikult magada. Kohvivesi keeb. Ja mõtleme, mis täna saab. No nii, Hando. Anna mulle kommentaare. Esimene öö Norras tundras öövitud. Kuidas tunne on? Küll on ikka hea, sai magada vähemalt. See on väga hea. Vaatad, mis päev toob, siis kõigepealt tõtt täis ja... Kuidas ilmaga rahul oled? No, nii see aja. See on kõige parem. Okei, lähme vaatame, mis teised poisid teevad. Tere hommikust, mehed! Korra oli! Ei, soepesu oli ka, korra oli jahe. Neil oli nii palav, ma olin ööst seal välja tulnud. Kuradi magamiskott oli jalg otsas. Leidsin üles selle, tõmbasin lihtsalt peale nagu teki. Vahepeal Raivo padja peal kuuled, Andres, padi on seal. Seal all ei ole tulnud, ei olnud tuli ja ikka on. Hakkasime hommikusööki tegema. Kohvi kõrval olid soolaharjuse saiad väga maitsvad. Menüüs oli padaroog. Hannes võttis jälle köögis ohjad oma kätte ning juhatas vägesid. See on meil pajaroa sisse. Sibul. Sükene normaalsed tükid. Ma vaatan hommikulle. No ma trampisin tootsaid ka kõvasti, kui käisin. Head isu, Raivo. Aitäh, aitäh. Mis kala on? Harjus. On hea või? Fantast. Ise tehtud, hästi tehtud, jah? Ta alles elas siin. Võib-olla 10 tundi tagasi nii küll. Kõik. Kuule, siin nii palju näljaseid nägusi on, et mõtlesin, et teeme vähe süüa meile. Kas porgand ja redis olid ka muidu teile? Konservi ja Ma pole redist näidki. vürtsikas liha ja sibulat. Pajarooga. Ei, porgand supis. Ei, ma midagi Pool päeva üle küll. Ma mõtlen, kas mul on kotis. Minu arust ma Ja siis kalalaine. kõike, sibulat, porgandit ja redise viskasin ka ühes, et kõik oli 2 minu arust. Aitäh! Kui ma lähen täna raksiga Suurele jääle, siis ma annan ikka ühe raksile ja ma saan läbi raksi teiega suhelda. No jaa, seda küll. Et ega me kogu aeg kõrvuti ei püüa ju.
no eks me mingi siuke 100 meetrist Kas kus me üle jõe läksime? Siit suurest, kohe siit alt või? Siit samast. Ja sealt poolt ligilt. Seal oli madal kusagil. Meil on sellised ridvad, 5 tükki. Volsanka, 5 tükki. Võtsime testiks 5 ritva. Kõik on eri testi, eri pikkustega. Et vaatame, mis need endast kujutavad. Ja püüame nendega ja siis anname väikse arvamuse teile nendest ritvadest, mis nad endast kujutavad. Ja siis veel võtsime 2 telki. Ferrino Skyline, 3 inimese, 3 ilma telgid. Sellised nad on. Et eks me testime neid ära, et kas nad Lapimaa kliimasse sobivad. Aga praegu ma olen ühe ridvaga nüüd kalal käinud. Sellise, mis ta on? Mis ta nüüd siin oli? Volsanka Stileti ridvaga. Ta on 2,13 meetrit pikk ja testiga 1-6 grammina. Suhteliselt huvitav ritvan, et ots on hästi tundlik, hästi pehme nagu. Ja kui kala otsa tuleb, siis tunned, kuidas igat kala liigutust ja korralik siukene kerge ritt, väikse rulliga hea püüdena. Kas öösel oli soe magada? Kuule, võib rahule jääda. Mul siin magamiskotiga oli väike seiklus, aga noh, las ta jääb. Kui on rumal peaga, siis ei ole mitte midagi teha. Mul oli see, et kus see magamiskoti lukk on kokku tõmbata, aga seal on nagu jope lukusüsteemiga oli, sukkene kelk oli. Ja see tuli sealt lukust lahti ja ma arvasin, et nüüd öösel läks lukk katkina. Külm oli vahepeal, siis oli palav ja siis jälle külm, et mis sa arvad, palju väljas kraade on? 6-7, mitte rohkem. Ja kuidas vesi tundus? Külm. 2-3 kraadi vesi, mitte rohkem. Aga õhtul sauna teeme, siis saame teada, on ju? Jah, siis saame teada, kui soe vesi on. Kümme õlli, ühe ja neile ära, 10 õlut, 2 liitrit neil. Konserve oli vist 5 tükki ja raske on. Päris hea varustus ikka, mida metsa tassida. Oppa! Oppa! Võta õnged ka varsti kokku sattima. Aeg on. Lõpuks sai ka hommikusöök valmis. Raks, kus sul kiire on? Kalale. Lähme! Ainus mees, kelle käsi juba valge on. Praegu seisuga on kiirem. Aga Raks niisama siia metsa sellist hunnikut ei tassinud. Kuule, ma käisin, vaatasin, mis Ando oma matkakotist välja tõstis. Seal oli ikka ulme kogus oli juba seda vedelet. 7 ulme ikka. Jaa, aga vaata koti raske. Kohe näed, ei teadnud tegelikult, mis sees ootab. Ando, kas sa järgmine kord paneksid sama palju vedelet kaasa või? Vedelet kindlasti. Võib-olla paksu võtaks vähem. No, nüüd on ju käidud, mis siin enam pole midagi kahetseda. Eile valu on üle elatud. nüüd nagu on õnnelikult. Aga mehed, meil on jopand, ei ole sääski. Ja see on küll uskumatu, et sääski on nagu jube vähe. Väged asjad, see peaks kõik sääsed ära peletama, aga sääski pole. Ju nad nägid, et meil see kotis oli. Ja, ma just selle sama mõtlesin, et... Jaa, aga see on ju kaasas, sellepärast polegi sääski, vaata. See ongi, seda ei pea tööle panema, vaata. Kuigi tegelikult, eile ütlesin Andrele, vaata, me tulime enne teid siia Annesega, et kui nüüd Raif või keegi tahab mingit keradi seda matkan paika saabumist tegema, filmima hakata, siis ma saadan küll pikalt. Et võib-olla paneme telgid asjad püsti pärast tühja kotiga tuleb. Ei, selles... Ainuke asi. Ei, see on hea, et Andre seal filmis niimoodi. Jaa, aga ta oli tegelikult päris palju meist ees vahepeal, kui me tarbet ootasime neid.
kui Andre hakkas Rakseli järgi panema, me ei tulnud sealt nii pea veel kuhugi. Ma räägin, mul kukkus... Vist ootasid meid, kui me helistasin, et Raif kukkus jõkkele. Raks tegi spurdi. No seda jah, aga see jõgi meile tuli juba nii kiiresti. Peale seda oli ta läbi, jah? Kui ta helistas, et jõest üles, vaatasime, meile ka jõgi paista. Eesmärk oligi... Kõige hullem oligi kätte saada. Need pikad sirged, mis sa vaatad, lõppu ei paista tõusu, ma ütlen. Tõusul. Pikad tõusud. Ma tõmbasin pea kohe maha, et mitte ette näha ja siis sammused ja mina tegin küll. Mul oli lõpp nii rapsitud lihtsalt. Lõpp oli mul, ma ei tea, kohin juba kuulase kostusen ja vaatan mehed panavad ees maama järgi, et kott ripus kuskil sõrmede otsas juba sealt, see esimene kott, sest pidin käsi hoidma siin õlgada selle vahel enam-vähem eemal. Ma enam lõpus ei jõudnud aidata ka kedagi. Üle 2 kilomeetri ei oleks sellist teed. Selleks mul oligi ja see lõpus me tulime vaata päris pikalt ka jutti tegelikult. Ilma puhkused seal teeb päris lõppu. Teadsid, et siis ma mõtlesingi, ma ei jaksa enam seal veest kõrvale astuda, et ma panen võib-olla kummuli siia üldse, et tulin otse. Ma ei tea, kuidas Andal Raksil oli, meie nagu enam-vähem teadsime, et no peaks ju tulema juba ära. Ma kujutan ette, et seda bussisõitu arvestades nad meid ei uskunud eriti. Jaa, ütleme, et see nagu võttis usu natuke ära teisle bussisõit sinna. See on ikka kreis. Ma ei julgenud enam nagu loota. Siis kui ma korra sealt mee otsast jõge nägin, siis nagu tuli korraks uus hoog, aga siis tuleb. Lõpuks ma küsisin, kus see jõgi on. Oli ju otsa ees. No ma tean, aga miks sinna ei lähe? Miks sinna lähme? Tee tuleb siia poole, jõgi on alla. Eelmine kord me tulime mööda jõe äärt. Tundus otsem küll, aga ega maastiks lihtsam ei ole. Ja niukse pudru peal käia suure raskusega on ikka palju kehvem kui ATV raja peal. Vaata ikka käed vabad ja eest vabad, siis sa saad seda kotti sealt sättida iga kell ja paned vahepeal käed vahel, hoiad õhuvahet sees. Siis polnud midagi. Kui see Hannes seal algus mul koti ära võttis eest. Siis oli suht, siis ma võtsin Raifilt veel käe otsa selle presendi ja asjad ja nüüd ma võisin küll, aga see kott tahab eest kogu aeg ära vajuda, siis hoiad nagu seal survet peal, samas sa paned õlgadele veel rohkem survet, et tõmbad ette poole. Kui õmbas küll, jah. Lihtne ei olnud, jah. Tagasi tee läheb päris mõnus. Aga eile ma võtsin selle, kus mul olid kahlakad väikses kotis sees, siit viisin sinna, võin selga. Tundus peaaegu sama raske. Kuna ta oli nii läbi, aga no eks ära taastub, siis on lihtne kindlasti. Viimaks oli aeg ennast kalale sättida. Kell tagasi jõuame. Mis kell on? Kell saab juba 1 läbi. Eesti järgi. 9 õhtul. On ka 8-9. Mis sa süüa kaasa võtsid? Aga mul polegi eriti võtta. Ma võtsin šokolaad ja mingid küpsised on ja mingi müslibatoon. Kommid, kornid. Koostöö käib. Aga tiim Vobla, edu teile siis kõigile. Kõik lähevad oma suundades vist, nagu ma aru sain. Andrega meil on ainult üks suunda. Aga peame siis raadiosaatega side ja kivikotti kõigile. Lähme! Järgmises osas. Kui suur on? No ma ei tea. Paar kilo või? Kui on lõhe, siis jah. No ma ei tea, 100 häda selle ilokorpusega. Oba! Sapuiska!